Tere taas! Tahan selles videos rääkida natuke sellisest tundest nagu hirm ja selle tunde seosest praeguse olukorraga, mis meil maailmas toimub ja ka sellest, mida ma soovitan või arvan, et inimestel oleks hea teha praegusel ajal eriti, mis oleks kasulik ja mis edasi aitaks oma arengus ja oma elus. Hirm on üks baastunne, see on väga oluline tunne meil inimestena. Hirm on väga oluline tunne ja ma sellest räägin ka, miks see on oluline, aga üks asi, miks hirm on oluline, hirm on seotud meie ellujäämisega, meie instinktidega. Võib öelda ka, et hirm on üks põhjus, miks me inimkonnana praegu elus oleme, sellepärast et meie esivanemad oskasid tajuda neid ohte, millega nad potentsiaalselt olid silmitsi või siis need olukorrad, kus nad olid. Ehk siis hirm annab meile võimaluse näha, millest me peaksime eemale hoidma, kus on ohtlikud olukorrad ja mida me ei taha. Ja see, mida me ei taha ja see ohtlikkus, sellest ma räägin ka selles videos natuke lähemalt ja miks see on oluline. Nagu ma ütlesin, hirm on väga oluline tunne. Ja kui tuua üks näide, mida ilmselt paljud inimesed on kogenud lapsena eriti, on see, et laps kogeb mingis kogemuses hirmu ja ääremärkusena ma ütlen, et see tema kogemus on absoluutselt adekvaatne, õige ja oluline. Ehk siis kõik tunded, mis me kogeme lapsena või hiljem oma elus, meie reaalsuskogemus, see on alati õige. Ehk siis see annab meile alati infot selle kohta, mis meiega toimub mingis hetkes. Ja mis juhtub tihti lapsena, on see, et mis vanemad kahjuks teevad, on see, et laps kogeb seda hirmu ja nad ütlevad näiteks selle lapsele, et ära karda, me ei ole põhjust karta. Kõik on korras. Ja mis see vanem sellega teeb, on see, et ta õpetab last oma tundeid mitte usaldama ja ka oma hirmu mitte usaldama ja kuulama ja sellega kontaktis olema. Ja see on väga halb, sellepärast et mis tõenäoliselt juhtub selle tulemusena, on see, et see laps surub selle hirmu alla oma alateadvusesse ja see on tugevalt seotud ka traumadega, asjaga, millest ma olen varem rääkinud oma eelmistes videodes. Ehk siis see laps kogeb midagi, ta saab näiteks sõnumi, et seda tunnet ei ole okei tunda või soovitatav tunda, hea tunda ja ta surub selle alla enda sisse. Ja tekib lõhestumine. See osa temast, kes seda tundis ja koges, saab justkui alla surutud inimeses. Ja see jääb sinna. Ja nüüd, mis toimub, on see, et hiljem selle inimese elus mingi olukord käivitab selle sama mehhanismi ja tunde. Ja mis tõenäoliselt juhtub, see inimene, kuidas ta käitub alateadlikult, on see, et ta käitub nii, nagu temaga lapsepõlvest käituti. Ehk siis, kui vanem on öelnud, et ei ole põhjust karta, ära üldse karda, kõik on korras, siis see laps põhimõtteliselt alateadlikult ütleb seda iseendale. Ja ta ei ole enam nii hästi selle hirmutundega kontaktis, ta ei saa aru, mis tegelikult toimub ja mis tema kogemus on selles hetkes, mis parasjagu siis juhtub. Ja kui vaadata praegu seda, mis maailmas toimub, mis on toimunud aastast 2020 algusest, siis ühel tasandil, mis toimub, on see, et inimkonnana meid kutsutakse suuremale teadlikkusele ja suuremale teadlikkusele just oma hirmudest, sellest hirmutundest. Ehk siis see on tegelikult, võib öelda kõrgemalt tasandilt, väga hea õppimiskogemus, millest me kõik võtame osa. Ja võib ka öelda, et kui vaadata seda kõrgemalt tasandilt, siis mis toimub praegu maailmas on see, et kõik need alla surutud hirmud, mis ei ole leidnud lahendust või märkamist ja sellega seotud erinevad teemad, psühholoogilised teemad, vaimsed teemad,
tulevad justkui esile ja neid näidatakse justkui nagu luubiga veel suuremalt. Iga asi, mis ka trauma, kui inimene traumat on kogenud ja siis elus seda nii-öelda taaskogem, mis toimub, on see, et ta ellu tuuakse see olukord, võib öelda, et universum toob või kõiksus toob selleks, et ta märkaks, mis on see, mis sellel hetkel tegelikult juhtus ja mis jäi integreerimata. Igasugune asi, mis uuesti kordub või kindlasti sa oma elus näed mingit hetke, märkad, kui sa mõtled sellele, mis justkui on kordunud, mingi muster pidevalt. Kui sa koged näiteks mahajätmishirmu või üksindushirmu või mingit sorti hirmu ja see justkui tuleb uuesti, siis see ei ole juhus, vaid see tuleb uuesti selleks, et sa saaks seda kogemust integreerida endasse. Ehk siis see, mis toimus, et sa saaksid selle uuesti läbi kogeda, aga sel viisil, et sa saaksid selle nagu teadvustatult tagasi endasse tuua ja integreerida, see on selle mõte. Aga tihti selleks on vaja teadlikkust ja selleks on vaja kellegi abi, näiteks terapeudi, kellegi, kes töötab näiteks traumadega või tervendaja abi. Ja praegu, mis maailmas toimub kõrgemal tasandil, on palju ka sellega seotud, et need erinevad hirmud, mida me ei ole teadvustanud, need tulevad uuesti pinnale, et me neid märkaksime. Ja mida ma palju näen ja ma ei ole absoluutselt rõõmus selle üle, on see, et jällegi ma näen väga palju seda, et teatud õpetused, teatud inimesed õpetavad inimesi seda sama uuesti tegema. Ehk siis kui me kogemegi hirmu, mis on täiesti adekvaatne praeguses olukorras maailmas, erinevad hirmud, mis on tulnud üles, mis on pikalt olnud üleval, siis mis ma näen kahjuks, et tehakse, on see, et jälle inimesi tehakse seda sama, mis me lapsepõlves oleme kogenud. Ehk siis inimene kogeb seda hirmu, talle öeldakse, et ära luba sellel hirmul ennast juhtida, ära vaata seda hirmu, keskendu hoopis armastusele, keskendu sellele, mis on hea ja nii edasi. Ja see ei ole väga hea lähenemine, sellepärast et selleks, et me saaks edasi liikuda, peame me aru saama, mis on see reaalsus, mis see inimene kogeb, mis temaga toimub ja me peame aktsepteerima neid tundeid, seda kogemust. Ainult sel viisil on võimalik edasi liikuda ja märgata, kuidas saab edasi minna või mis on võimalused, alternatiivid, kuidas saab edasi minna. Hirm alati tuleb meile näitama midagi. Ta on tohutult oluline sõnumikandja, sõnumitooja. Ja mida ma kutsun tegema teid kõiki, kes te kuulete seda videot ja mida mina sooviksin praegu inimestele, on see, et see on ideaalne võimalus, see nii-öelda pandeemia, see olukord, mis meil on juba mõnda aega olnud üleval ja aktuaalne ühiskonnas, see on ideaalne võimalus vaadata sügavamalt oma hirme, oma erinevaid hirme. Ja kuidas ma soovitan seda teha, on mitte sel viisil, nagu lapsepõlves tehti sinuga tõenäoliselt või nagu sa oled ise ennast õpetanud, ehk siis ära tegele sellega, ära vaata seda, see ei ole oluline, vaid see on oluline, mis iganes tunne, hirm sa koged, see on väga oluline. Seda on oluline vaadata ja see algab sellest, et sa lubad endal seda tunda, seda hirmu päriselt ja seda kogeda ja vaadata, mida see hirm sulle näitab. Mis on selle hirmu nii-öelda reaalsus? Ja ma soovitan seda teha nii sügavuti kui võimalik. Sellepärast, et hirm on väga palju seotud sellega, kui me kogeme hirmu, siis seal on midagi, mida me ei taha. Hirm näitab meile midagi, mida me väldime või mida me ei taha. Ja see punkt on väga oluline punkt. See tähendab seda, et kui sa leiad, näiteks mida ma soovitangi sul teha, on võtta üks hirm, mis sa oled tundnud, et viimasel ajal on väga tugevalt üleval sinus. Siis vaata seda. Kõigepealt identifitseeri see hirm, märka, mis hirm see on. Vaata teda just, kui sa vaataks midagi, mida sa tahad tundma õppida.
mitte seda kõrvale lükata, vaid tundma õppida sügavuti ja kui sa seda vaatad, siis vaata, mis on see hirm, mida ma selle hirmuga väldin, mis on see, mida ma ei taha. See võib olla mingi tegevus, see võib olla mingi olukord, mingi muu tunne, mis on see, mida ma ei taha. Ja kui sa oled selle leidnud, siis on tegelikult juba, see on väga-väga suur osa sellest, mida sa saad teha, et saada teadlikumaks oma hirmust. Ja kui sa oled leidnud selle, mida sa ei taha selles situatsioonis kogeda või näha või tunda või teha või mis on see reaalsus, mida sa ei taha, mida see hirm sulle näitab, siis vaata ka seda, sest hirm näitab ka alati seda, mis on järgmine samm, et mis on see, mida sa tahad. Mis on see, mida sa selles olukorras, selles situatsioonis, selles reaalsuses tahad tegelikult. Mida see hirm sulle näitab, et on su võib-olla tugev hingesoov või sinu mingi vajadus, sest hirm võib meile näidata seda, mis on ka see meie nii-öelda vastupidine vajadus või soov mingis olukorras, mis on see, mida me tahame. Ja ka see on väga oluline, et kui sa oled aru saanud ja vastu võtnud, tegelenud sellega, mis on see, mida ma ei taha, sest tihti inimene võib sinna kinni jääda või näha seda, et okei, ma ei taha seda, ma ei taha seda, ma ei taha seda. Ja kui sa sellega võitled või sellele nagu vastu hakkad, siis sa ei muuda seda olukorda, ehk siis sa kogu aeg oled selles situatsioonis, et ma ei taha seda kogeda. Ja sealt on vaja edasi liikuda sinna, et mis on see, mis ma tahan. Kas see on näiteks lähedus või armastus? Et kui näiteks praegune situatsioon, sa loed näiteks meediat ja sa märkad, et sinus on see hirm, et ma ei taha surra näiteks. Ma ei taha surra. Ma ei taha mingis raskes haiguses olla. Ja vaatad seda väga sügavalt. Kust see tulnud on, sest praegune olukord maailmas võib väga tugevalt, mida tihti inimesed ei teadvusta, üles tuua ka asju, mis tegelikult on olnud inimeses väga-väga pikalt ja ammu. Ja see algpunkt, algpõhjus, juurpõhjus on hoopis kuskil mujal minevikus lapsepõlves. Hea on ka see üles leida, kus ma esimesena kogesin seda tunnet, seda hirmutunnet tegelikult. Kas see olukord või see, mis praegu näiteks meedia vahendusel või kuskilt üles tuleb, kas see on nagu uudne olukord või ma olen seda veel kogenud minevikus ja väga hea on seda teha psühhoteraapiaga või mingi meetodiga, mis lubab sul alateadvusesse sügavamalt minna, näiteks hüpnoos. Sellepärast, et seal sa näed seda, kus see tegelikult tekib ja sa saad hästi palju rohkem infot, kui sa sellega tegeled, sellest, mis seal toimus selle olukorras. Ja siis, kui sa näed ka seda, mis on see vastupidine, ehk siis kui sa jõuad selleni, et mis on see, mida ma tahan, et kui ma ei taha surra, siis kas see vastand on näiteks see, et ma tahan elada. Ma tahan võib-olla teiste inimeste läheduses olla, ma tahan lähedust tunda teiste inimestega, ma tahan kuuluda kuskile, siis ka see on väga oluline märgata. Ehk siis, mis on see, mida sa tahad ja kuidas sa saaksid, kui sa oled läbi käinud selle tee sellest, ma ei taha seda või mis on see, mida ma ei taha kogeda, sa oled jõudnud siia, mida sa tahad kogeda, siis mis on need tegevused, mida sa saaksid teha. Et luua seda, mida sa tahad tegelikult. Kuidas sa saad näiteks luua kuuluvuse tunnet või kuidas sina tunned näiteks, need on näited, kuidas sina tunned, mis on sinu jaoks elusus ja elamine, mis on need asjad, mida sa saaksid teha või sammud, mida astuda, praktilised sammud, et tunda seda elus olemise tunnet. Võib-olla see on kellegi kallistamine või rääkimine kellegagi, keda sa tunned, et ta sind tõeliselt mõistab. See on see, kuidas sa saad teadlikumalt nende hirmudega tegeleda, mis on väga oluline, kui see hirm on seotud mingi traumaga, mis minevikus on kogetud, siis on vaja sellega teadlikult tegeleda. Ehk siis leida terapeut, tervendaja, viis, kes lubab sul terviklikult seal läbi käia see kogemus, mis seal toimus. Sest kui sa seda ei tee, siis tõenäoliselt tuleb jälle üles su elus. Kas läbi inimsuhete, läbi mingi kogemuse. Et see olukord ühelt poolt, mis praegu maailmas on, mis on väga-väga raske paljude inimeste jaoks, võimaldab meil ka palju teadlikumalt nüüd tegeleda oma hirmudega.
mis tulevad esile ja mis on väga olulised sõnumikandjad, et ära ignoreeri oma hirmu, ära põgene selle eest, ära põgene, ära ignoreeri seda, vaid tegele sellega, leia see viis, kuidas nagu päriselt nüüd nii-öelda hoolitseda oma hirmu eest ja selle hirmuga tegeleda justkui see oleks väike laps, kes kardaks, kes nutaks, sest kui sul on mingi hirm, siis sinu sees on alati mingi osa, mida võib piltlikult vaadata kui väikest last, kes nutab ja ta kardab. Ja tal on mingi kogemus, millest ta tahab, et ka sina oleks teadlik. Ja see on väga hea viis selle lapsega sügavuti tegeleda, vaadata, mis on see hirm, mis on see tunne, mida see laps koges sügavuti. Ja siis vaadata, mis on see kogemus, mida see laps tahab kogeda, mida see olukord õpetas sellele lapsele sellest, kes ta on ja mida ta tahab kogeda, mis on see vastand. Tervenemine käib tihti läbi vastandite. Ehk siis see, mida ma kogesin, annab ka mulle aimdu sellest, mis on see, mida ma tahan tegelikult, mis on see, mida ma tahan tegelikult kogeda. Tihti suured eluõppetunnid, mis me endale võtame. Enne kui me siia ellu tuleme, on seotud tihti sellega, et mida me tegelikult tahame kogeda, mida me tahame teha siin elus. Ja me tihtipeale sünnime nendesse olukordadesse, nendesse situatsioonidesse oma elus, kus me kogeme vastupidist. Ehk siis me õpime seda, mida me tahame läbi duaalsuse, läbi selle vastandi, läbi selle, et me näiteks sünnime, kui meie näiteks vaimsuse hingemissioon oli tulla siia õppima emotsionaalset lähedust, siis tihtipeale, mis see hing võib teha, on see, et ta valib pere, kus ta ei koge seda, kus ta näeb täpselt kõike vastupidist, kus ta näeb seda, mis emotsionaalne lähedus ei ole. Ja tõenäoliselt ta kogeb seal väga palju hirmu ka. See on see viis, kuidas me inimestena õpime ja neid kogemusi siin saame. Ja hirm on väga-väga oluline õpetaja, toob kaasa väga olulised õppetunnid. Ehk siis see on see, mis ma tahtsin selles videos rääkida. Väga hea oleks, kui sa vaataks seda teemat, et need punktid, mis ma välja tõin selles videos, et pane enda jaoks näiteks kirja. Mis on need suurimad hirmud, mis viimastel kuudel, võib-olla viimase aasta jooksul, viimasel ajal on tulnud sinus esile rohkem? Sa oled märganud, et need hirmud minus eksisteerivad, on tulnud esile. Pane need kirja. Pane nii palju neid kirja kui võimalik ja kirjelda neid, mis tunnet see sinust tekitab. Võib-olla see on füüsiline tunne, mingi füüsiline instinkt. Pane see kirja. Ja kui sa oled seda teinud, siis täpselt nagu ma ütlesin, sellega saab sügavuti tegeleda, saab edasi minna, vaadates, kus ma esimesena seda hirmu kogesin oma elus. Ja kui see kogemus on läbitud või see sügavuti vaadatud, see hirm, siis mis on see, mis ma nägin selles olukorras, et ma tahan tegelikult kogeda. Ja see on väga palju ka vajadustega seotud, mis on see, mida ma tegelikult vajan. Ja üks asi, mis ma lõpetuseks ütlen, see on videos, on see, et hirmudega ja inimeste hirmudega, mida praegu väga palju toimub, on see, et meiega manipuleeritakse. See ilmselt ei ole üllatus paljudele teist. Hirmudega on võimalik manipuleerida väga palju, aga seda on võimalik teha siis, kui me ei ole teadlik enda hirmudest, kui me ei teadvusta, mis on need hirmud ja mis on see, mis on selle taga võib-olla. Kuidas minuga läbi selle hirmu manipuleeritakse. Ja kui ma seda ei teadvusta ja ei vaata sügavuti, siis on minuga lihtsam manipuleerida. Siis on mind lihtsam panna tegema seda, mida see kolmas osapool või keegi tahab, et ma teeksin. Aga kui me vaatame seda hirmu sügavuti ja me vaatame, mis selle taga on ja mis see hirm endast tegelikult kujutab, siis on palju raskem manipuleerida. Et see on see minu lõpusõnum selles videos, et õpi oma hirmu tundma, oma hirme tundma ja hoolitse nende eest piltlikult, nagu ma ütlesin, nagu see oleks väike laps sinu sees.
sest see kogemuse osa sinust tahab tähelepanu. Ta tahab, et sa teda näeksid, et seda vastu võtaksid, et sa temaga tegeleksid. Ja siis ühel hetkel sa võib-olla märkad, et sa oled vähem manipuleeritud välise poolt, sest sa oled rohkem kontaktis endaga ja sa teadvustad, mis sind mõjutab. Ja sa teadvustad rohkem seda, mida sa tahad luua siin elus. Sest mis praegune situatsioon maailmas teeb, on, et see on pannud inimesed paljude valikute ette, aga ka näiteks valiku ette sellest, et kas ma tahan elada eraldatuses, üksinduses, nagu ma võib-olla elasin lapsepõlves, oma varases minevikus, või ma tahan elada ühenduses teiste inimestega. Kas ma tahan elada koos teiste inimestega, kollektiivis, inimestega, kes mind mõistavad, aktsepteerivad, kus ma kogen seda lähedust, emotsionaalset lähedust, mida ma võib-olla väga vajan tegelikult, sest inimese üks baastundeid ja vajadusi on ka armastus. Me tahame kogeda armastust ja lähedust. Me tahame kuuluda. Ja mis praegune situatsioon toob seda eriti esile, et kas me märkame seda, et mis on need polaarsused, mis on tulnud ülesse. Kas sa tahad olla üksi ja eraldada ennast? Või sa tahad kogeda ühendust teiste inimestega? See on see, mis praegune olukord toob väga tugevalt pinnale. Ehk siis me võime valida, paljud võivad valida tee tulevikus potentsiaalselt, kus nad kogevad väga sügavat üksindust. Aga nad võivad märgata, kui nad on saanud selle kogemuse, et nad ei taha seda tegelikult, vaid nad tahavad hoopis lähedust, nad tahavad teiste inimeste lähedust, koos olemist, koos tegemist, võib-olla kogukonnas elamist. See on üks potentsiaal. Ehk siis vaata, mis sinu jaoks, mis selles videos sind kõnetas. Ja kui sa tunned, et mingi hirm või mingi asi tuli sinus rohkem ülesse või esile, kui sa seda videot kuulasid, siis sul on võimalus mulle kirjutada minu meiliaadressil, mille ma panen selle video alla või minu Facebooki lehe kaudu. Ma panen selle video alla, selle info ja sa saad minuga võtta ühendust. Näiteks kui sa tahad oma mingi hirmuga teraapia kontekstis edasi tegeleda sügavamalt. Et see hirm ei mõjutaks sind sellel viisil enam, et sa tooksid nii-öelda teadlikkusse selle hirmu ja sellega tegeledes sa potentsiaalselt saad endast väga-väga palju muuta. Nii oma elus, oma valikutes, oma tulevikus, kõiges. Aitäh, et sa kuulasid seda videot ja järgmiste kohtumisteni. Ilusat päeva!